Lugupeetud esimees, head kolleegid, kui eelnev esineja oli kirglik sutsumees, siis mina ei ole suitsetaja, absoluutselt kohe mitte. Ja ma ei oleks siia üldse mitte tulnud ka, kui oma toas televiisorist ma ei oleks kuulnud seda kirglikku juttu, just nagu oleks e-sigaretid nagu tervisetoode ja hästi kasulik tervisele ja kõik see sinna ümber käib. Ja siis mul meenusid ka need kümned meilid, mis on kõik nagu ühest varasalvest võetud, sõna-sõnalt ühesugused erinevate nimede poolt. See ei ole midagi muud kui ilmselge lobitegevus ja soov, et neid tubakatooteid, mis ikkagi on ka e-sigaret, see on tubakatoode. Nüüd küsimus, kas see on mingisugune väga karm keelamine või ärakeelamine või nagu siin ikka tarvitatakse ühelt saali poolt öelda. Andke andeks, e-sigareti suitsetamist ei keelata ära. Seda ei keelata ära, suitseta palju tahad. Või mitte e-sigarette, seda ei keelata ära. Tõepoolest, seadusandja ja meie siin, kes me Eesti rahva eest vastutame, me võtame ühe teatud positsiooni, mis ütleb, et jah, meie arvates tubakatooted, olgu nad natukene karmimal või natuke leebemal, kui need ei ole kasulikud meie inimestele. Et ei ole mõistlik ahvatleda noori, ma ei tea, ploomi või kirsi või mis tahes maitselisega nii-öelda harjutama ja proovima, et sealt minna mingitele teistele. Need, kes on kirglikud e-sigareti tõmbad, need leiavad oma maitsed üles niikuinii. Ja kindlasti on seda võimalik ka edaspidi teha. Maksad natukene rohkem, kui tahad peresõbralik olla, võib-olla ongi hea siis natukene rohkem maksta selle hüve eest ja võib-olla hiljem jätad ka järele, sellepärast et ühiskonnas on suundumus natukene teistsugune. Ma mäletan siin saalis toimunud arutelusid, sinna on vist nüüd juba üle 10 aasta tagasi, kui siin arutati kirglikult selle üle, kuidas kõik pubid ja kohvikud ja restoranid lähevad omadega pankrotti Tallinnas. See oli väga kirglik arutelu. Samamoodi tuli 10 kirju, et peab saama suitsetada ja kui ei saa suures saalis suitsetada, siis peab saama natukene kõrval ruumis suitsetada. No, täpselt samasugune arutelu oli. Ja siis oli suitsetajaid siin saalis olevate Riigikogu liikmed oluliselt rohkem ja ühiskonnas ka tervikuna rohkem. Kõik me mäletame, et see osakaal, suitsetajate osakaal on oluliselt langenud muide. Ja see on langenud sellepärast, et see on olnud meie Riigikogu, kes me Eesti rahva eest vastutame, sihikindel tegevus. Sihikindel tegevus selle nimel, et nii-öelda pahedest ja poedega kaasa minejaid oleks vähem, et Eesti rahvas oleks terven. See sihikindlus on vilja kandnud. See on tähtis, see on oluline. Ja täna on täiesti loomulik, et kuskil kõrtsis keegi ei tahagi enam suitsetada ja seda ei tehta. Ma mäletan, kui me majanduskomisjoniga natukene üle aasta tagasi käisime Prahas, mis on ju ka väga ilusa vanalinnaga riik või linn ja istusime seal Raekoja platsil ühes pubis ja kurat võtaks väga vastik oli istuda, sellepärast et kõrval lauas tossutati ja tohutult ebameeldiv oli. Ehk suitsetajate osakaal on ühiskonnas oluliselt kõrgem ja see ei ole meeldiv nähe. Et tegelikult meil on mõistlik astuda järgmine samm edasi ja meie seas on suitsetajaid lihtsalt vähem ja see on meie kohustus siin selle nimel nagu tegutseda siin. Samas me ei keela ära, vaid see on selline pehme kasvav surve mitte suitsetamiseks ja ausalt öeldes meil on näha ka neid riike, kes on võib-olla veel sammukese eespool. Võtame näiteks Norra, mis ju lausa soovib ennast nii-öelda mitte suitsetavaks riigiks üsna peagi kuulutada või jõuda sinna maani välja. Nüüd jutust, et e-sigaretid ei ole üldse kättesaadavad ja siin hea kolleeg ütles, et peaaegu maailmarevolutsiooni asjaga välja jõudes, et Tallinnas ei ole neid üldse kuskilt saada kätte, siis minu valimisringkonnas Viljandi linnas on tervelt 3 poodi, kus on e-sigarette võimalik osta palju tahad. Et selles mõttes kättesaadavus kindlasti ei ole küsimus. Nii et neid on igalt poolt jätkuvalt kätte saada. Nii et paluks 3 minutit juurde. Ja, et see ei ole probleem. Ja nüüd, kui me siin täna siin veel ettekandja siin, hea daam Reformierakonnast alustas sellest, et suitsetamine on pahe ja jõudis lõpuks sinnani välja, et tegelikult ikkagi
oleks mõistlik see eelnõu katkestada ja mitte astuda järgmist sammu, et tubaka tarbimist piirata. No ei ole konstruktiivne. See ei ole konstruktiivne ja vaatame nendele tegevustele, mis me enne oleme teinud, astume järgmise sammu ja see samm on kindlasti kasulik nii meile, meie lastele kui järeltulevatele põlvedele. Ja see ei ole mingi käsk või keeld, vaid see on väga selgelt pehme surve vähem suitsetamiseks. Ja ma arvan, et järeltulijad tänavad meid selliste otsuste eest, mis me siin võiksime teha. Nii et head otsustamist ja astume need sammud oma enda rahva nimel. Tarmo Kruusimäel on õigus vastulauseks koha pealt. Jah, ma tänan, et ma tahtsin öelda, see ei kõla väga adekvaatselt, kui öeldakse, et ma olen lobist, kui ma räägin isiklikust kogemusest ja ma rääkisin ka sellest, et mul on nikotiinisõltuvus. Pigem on tavasuitsu tegijad need tubakafirmade lobistid, kes kardavad alternatiivseid meetodeid, sest ma tahaksin meelde tuletada, et e-suitsu äri on destruktiivne. Tänu e-suitsu tarbijatele väheneb ka e-suitsetajate arv, sest nad vähendavad pidevalt nikotiini kogust ja lõpuks on täpselt see tunne, et mis sa sellest suppi aurust ikka sisse tõmbad ja nad loobuvad täielikult. Aitäh!